Tervist! Täna räägime mikrofonidest. Kuna heli on tõesti väga tähtis osa videotoodangust, siis pöörame ka sellele natukene tähelepanu. Samuti pole ma ammu olnud kaamera ees, põhiliselt olen olnud kaamera taga, operaatorina olen tööd teinud ning teeme selle episoodi lihtsalt siis natuke lühema. Ja vaatame seekord Laveri mikrofoni, mis asub mul praegu küljes, mis läheb otse Zoom H1, mis on tundlikkuse peal 60/100. See on üpriski hea tulemus võrreldes Rode videomaigiga, mis nõuab kuskil 80/100 tundlikkust. See mikrofon on toodetud Ameerikas Giant Squid Labi poolt. Seda kindlasti leiate üles guugeldades, samuti ma panen lingi. See mikrofon maksab $40 pluss $9 postikulu ükstapuha kuhu maailmas. Ma olen selle mikrofoniga väga rahul. Ma olen seda kasutanud dokumentaalfilmis ja ka muudes projektides ning heli kvaliteet on lihtsalt super. Heli on puhas ning kvaliteetne ning mulle tõesti meeldib selle mikrofoni kõla. Samuti kõik ei ole nii roosiline ja lilleline nagu paistab, vaid sellel mikrofonil on samuti natukene ka pahesid. Üheks on see, et ta on omnidirectional ehk ta võtab 360. Ta võtab heli igalt poolt, ta ei summuta kaja ega riidesahinat, mis on natukene halb. Ning samuti on tal kinnitusmehhanism natukene halvasti läbi mõeldud. Kinnitusmehhanismi see klamber on sinna külge kuidagi liimitud ning seda ei ole võimalik keerata. Selle läbi on selle mikrofoni paigaldamine natuke raskendatud, aga see ei ole võimatu. Kõige tähtsam on see, et tehnik teaks, kuidas see mikrofoni kasutada ning kuidas saada parim kvaliteet sellest välja. Natuke ka siis Laveri mikrofoni kasutamisest. Laveri mikrofoni tuleks kasutada näiteks intervjuude tegemisel, kus ei ole palju liikumist, sest kui palju on liikumist, siis võib see Laveri mikrofon hõõruda vastu riideid ning see tekitab sahinat, mis ei ole üldsegi meeldiv, sest ühel projektil mul oli Laveri mikrofon kinnitatud naise külge, aga poole pealt ronis talle väike laps sülle ning naine hakkas temaga tegelema ning selle läbi liikusid riided ning Laveri mikrofon hakkas tekitama kahinat ning heli oli kasutuskõlbmatu. Lisainformatsiooni saate te kindlasti guugeldades või YouTube'ist otsides. Seal on kõiksugu õpetusi, kuidas muuta heli paremaks, kuidas müra eemaldada, kuidas seda külge panna. Selleks korraks ma siis lõpetan. Video on siis filmitud 5D Mark II peal. Ees on 50mm Canoni fiksobjektiiv 1.8 avaga. Valgustuseks on kasutatud softboxi, kus on 225 wattist pirni sees. Softbox asub kuskil 1,5 meetri kaugusel minust ning täitevalgusena kasutan ma enda LED-paneeli, mis on hajutiga ja miinimumvõimsuse peal hetkel. Siis te umbes näete, et mis kvaliteeti, mis tehnikaga on võimalik saada. Samuti kasutan ma Cinestyle'i pildiga profiili, mis tagab selle, et mul ei läheks detailid kaduma.